Kuuendat käiku aitab sisse panna Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid rallisõbrad! Mehhiko ralli on lõppenud. Pidanuks olema veel 3 otsustavat kiiruskatset Eesti aja järgi täna õhtul, aga laupäeva lõunal toimunud tiimide koosolekul otsustati, et targem oleks see üritus pooleli jätta ja lasta meeskonnaliikmetel alustada teekonda Euroopasse, kus enamus riike on juba oma piire sulgemas. Võtame selle ralli ja eelkõige viimase päeva kokku koos Roland Poomiga, kes on meil telefonitoru otsas. Tere hommikust sulle! Tere hommikust! No võib-olla sulle ka teadmiseks, et mismoodi need sündmused eile hargnema hakkasid ja kuidas info Delfi kõrvu jõudis. Oli siis 3 esimest kiiruskatset hommikul peetud, Mehhiko aja järgi hommikul, kui olime juba need meediaala jutud ka blogisse kenasti sisse kirjutanud ja olin tegelikult juba puhkama minemas, et terendas selline 1,5 tunnine auk, kus sai silma looja lasta, aga siis üks enda kolleeg siit samast Eestist kirjutas mulle Facebookis, et kuule, oled sa kuulnud, et mingi variant on, et ralli jääb katki, et praegu käib mingi koosolek. Noh, ei olnud kuulnud. Tõmbasin siis kõnega Jaan Martinsonile peale, kes meil seal rahulikult lõunates ja valmistus õhtusteks katseteks ja tema siis omakorda helistas kohe Hyundai pressiesindajale, kes jah, kinnitas infot, et selline info on, aga ei tea, et kas sõidame veel tänased katsed lõpuni või jätame lõunal üldse pooleli. Ja õige pea siis olid juba, info oli ka välismaa meedias, eelkõige seal Dirtfishis ja seal Mehhiko oma kanalites ja siis tunni aja pärast tuligi FIA ametlik pressiteade ja pressikonverents, et täpselt nii on, sõidame laupäevased katsed lõpuni ilma punkti katseta ja pakime siis asjad kokku. No Roland, oli õige otsus? Ma arvan küll. Selles mõttes, et võib-olla oleks mõistlikumalt, nagu sa ka eile mainisid mulle, et võib-olla isegi varem ära lõpetada siis juba, et kui see otsus tuli peale esimest ringi eile. Aga jah, selles mõttes kindlasti mõistlik otsus, sest inimesed tahtsid koju saada ja täna on ju seis, kus piirid on kinni päris paljud juba, nii et sellises olukorras rallit sõita vast ei ole kõige mõistlikum. Tegelikult oli üldse lausa ime, et nad nii kaua said sõita, sest ja arvestades kõike, et mis me oleme seal kuulnud, kuidas seal sanitaarnõuetesse suhtuti, et alles laupäeval toodi kuskilt mingi potsik selle desovahendiga ja et infot üldse koroonaviiruse kohta nagu ei jagatudki, et ime, et see ralli üldse toimuda sai. Tegelikult Ogier ju ütles juba neljapäeval, et hea meelega ta seal ei sõidaks, et mõtted on hoopis mujal ja tundus, et selline maapealne paradiis, kus saab nagu muretult toimetada, oli üks koht veel Mehhikos alles. No just, et veidi oli aru saamata, et kui jah, võib-olla seal koha peal olukord nii hull ei ole, siis tegelikult ülejäänud maailmas ju ikkagi nähakse suurt vaeva, et asja nii-öelda hoida kinni, et ei leviks nii palju, et selles valguses oli nagu natuke imelik selle asja korraldamine üldse. Aga jah, ütleme tänaseks on ta tehtud meie jaoks positiivne, et head punktid tulnud ja loodame, et kõik saavad koju nüüd kähku. Jah, ja teine asi, mis mind isiklikult hämmastas, oli see, et WRC All Live'i otseülekandes seda nii-öelda spekulatsiooni üldse maha ei õigatud, et oodati ära see ametlik pressiteade, kui kõik oli selge, nii kaua manati ette selline sunnitud naeratus, keep smiling, et kõik on korras ja paneme veel 2 päeva. Aga tegelikult hiljem mõtlesin, et ise olin naiivne, miks ma seda lootsin, et see, kes maksab, see tellib ka muusika, et tegelikult kõik need reporterid alluvad selle WRC promootorile, ei ole tegemist päris vaba ajakirjandusega. Ja loomulikult ja neil on kindlasti, neil ei ole lubatud mitte mingit sellist paanikat seal külvata, et ma tean isegi, et ka nende need otse nii-öelda saated toimuvad väikese viivitusega tegelikult selline 5-10 sekundit, et nad ikkagi valivad, mis läheb eetrisse, mis ei lähe, kui mingi olukord peaks olema, mis ei tohi minna. Aga lõppes siis ralli nii nagu arvatud Sébastien Ogier 6. Mehhiko ralli võiduga ja on see talle
4 erinev auto seal Mehhikos kihutada, mis näitab, et tegemist on ikka Mehhiko teed kunniga, eks? Kindlasti, et seda me arutasime ka siin ju mõni päev tagasi, et ükskõik mis stardikoht seal on, siis temalt on oodata nagu väga tugevat tulemust ja no selles mõttes Ogier näitas jälle, et maha ei ole vaja, ära ei ole vaja teda unustada, et kui ta siin võib-olla 2 rallit ei võitnud, siis arvati, et nüüd on tema aeg läbi, et kindlasti mitte ja ta läheb kindlasti hooaja peal, loodame, et see muidugi toimub veel edasi, et läheb kogu sarja võidu peale jälle. No Ogier kommenteeris ka pärast viimast katset, et veidi kahetised tunded teda valdavad, sest tegelikult ta oli sunnitud seal sõitma, ju siis tiimipealikud sundisid, et tegelikult oleks tahtnud seda esimest võitu Toyota roolis natuke teistmoodi tähistada. Minu täiesti arusaadav, aga ei, mulle väga meeldib selles mõttes Ogieri suhtumine, et see ei ole esimene kord, kus ta ütleb, et olud on sellised võib-olla, et ei peaks sõitma või mida iganes, mingis teises kontekstis, aga mulle väga meeldib see, et ta võtab nagu asja peaga ja ütleb välja selle sama ausa arvamus, et mida tegelikult teised pole selle nädala jooksul teinud väga. Ja tegelikult viimane päev oli meie jaoks äärmiselt positiivne, sest Ott Tänak kõigepealt päeva esimese katsega võttis ette Elfyn Evansi, kellest teda lahutas ainult 0,2 sekundit ja päeva lõpuks oli ka Sunninen korralikult alla neelatud ja teise koha punktid taskus. Ta ise küll väga õnnelik ja rahul ei olnud, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes tuleb ikka rahule jääda. Ja ei loomulikult selles mõttes väga ja nagu näha oli, tal oli ikka väga raske seal, et eilegi tuli neid, või siis täna öösel tuli neid momente, tal ju ikka päris mitmeid seal ette, et auto lõpuks ikkagi ühes tükis ja lõpetatud, see on ainult hea tulemus, et edasi minna. Muidugi jah, kui korraks nüüd võtta need sinimustvalged prillid ära, siis võib-olla oleks tahtnud näha suuremat võitlust veidi, et Sunninen oleks ikkagi suutnud seal lõpus tempos püsida, et tuli vist ka temal mõned vead seal ja lõpuks kaotus tuli. Tõepoolest, aga Teemu Sunninen, ma usun, on ka kindlasti oma 3. kohaga rahul, arvestades, et see on talle alles karjääri teine poodiumi koht. Esimene tuli Fordiga aastal 2018 Portugalist. Jaa, kindlasti. Ja ma nagu ütlesin, et kui võtta Vabandust, tegelikult 3. poodiumi kohaga. Itaalias eelmisel aastal oli ka teine. Jah, et kui nüüd võtta tegelikult jälle, nagu ütlesin, et kui nüüd korraks need prillid eest ära võtta eestluses inimustvalged prillid, siis tegelikult oleks väga tore olnud näha Sunnineni sellist kiiruse jätku ja sellist tugevat vastuvõitlemist ja miks mitte teist kohta. Loomulikult on meil täna ju hea meel Oti teise koha üle, aga selles mõttes see oli minu jaoks päris üllatav. Selles mõttes oli oodata, et ta peab kiiresti sõitma, sest surve on suht suur juba tiimi poolt ja kõigelt mujalt, et on vaja tulemust näidata, aga selles mõttes, et jah, sellist kiirust ei oodanud. No selle survega on ka nii ja naa, et tavaliselt kui sa nii suurt kriitikat saad, siis see võib pigem just pärssivalt mõjuda ja võib üldsegi tähendada su hooaja allakäiku, aga Sunninen võttis ennast kokku ja tegi väga õiged järeldused sellest. Ja kindlasti selles mõttes, et ega selline kriitika on päris keeruline võtta, et pead leidma, sest see ei ole ju päris aus kriitika alati või täpselt, et keegi ei tea, mis seal autos tegelikult toimub, et olen ise seda palju kogenud ja ju ta siis võitis täpselt selle, mis võtma pidi ja väga hästi sai hakkama, suurepärane. Ja 4. koht siis esimesena jääb poodiumilt välja Elfyn Evans ja 5. Kalle Rovampera ja rohkem WRC autosid meil punktikohtadele ei jõudnudki. No, räägime natuke sellest, miks Elfyn Evans siis ikkagi 4. kohal lõpetas, kuigi tegelikult oli ju 3. ja isegi võib-olla 2. koha konkurentsis. Päeva teine katse oli see, kus Thierry Neuville väidetavalt elektroonikaprobleemi tõttu tõstis ennast stardirivis esimeselt kohalt hopsti 5. ja mis tähendas, et Elfynil oli kohe teepuhastamist natukene rohkem. No, me vist ei pea siin lasteaia juttu rääkima, et
et tegelikult ei olnud ju elektroonika probleem, et puhas taktikamäng, mida ka Ott ise tunnistas. no nii oli jah, et eks keegi seda, ma arvan, pahaks ei pane, et see on selle mängu osa ja kõigil on see võimalus niimoodi mängida. Aga Evansi puhul selles mõttes korralikud ja tugevad punktid, et 2 korda on juba siin ju poodiumil olnud see hooaeg ja kindlasti ei saagi poodiumil olla igal rallil. Nii et ma usun, et ta võiks rahul olla selle tulemusega. Et vaatame, kus see hooaeg edasi liigub, et kindlasti et see oligi selles mõttes keeruline ralli ka, kus on palju kaotada. Et siit võtta 4. koha punktid, ma arvan, väga mõistlik ja ma arvan, et paneb edasi väga, väga tugevat hooaega. Aga tulles veel tagasi sellele taktikalisele lükkele, mis Hyundai tegi, mis sa arvad, palju sellel tegelikult efekti oli, sest me nägime, et kas või 15. katsel juba, et Elfin on kiiruselt teine mees? Nojah, selles mõttes, et ei oska öelda, mis seal nagu lõpuks selle otsuse tegi, et ilmselt kui nähakse võimalust, siis seda ka kohe kasutatakse, et vahet ei ole, kas seal on Elfin Evans või keegi teine ees, et jah, proovitakse ikka igal moel ju ja kindlasti Adamo näeb suurt pilti, kogu hooaja pilti, et Evans on see aasta ohtlik. Nii et võib-olla oleks Evans praegu võidelnud 3. koha peale, me ei tea seda. Nii et selles mõttes ta lihtsalt nagu riske võttis natuke vähemaks sellega, et Evans võiksid rohkem punkte saada kui 4. koht. Just, ja mingil hetkel veel Elfin hommikul ütles, et läheb veel ründama, aga pärastlõunal ei olnud sellest ründamisest enam mingit juttu. No seal WRC All Live'is käis Seb Marshall, Chris Meeki kaardilugeja, kes rääkis, et selle tee puhastamise efekt on see, et kilomeetri peale keskmiselt 0,1 sekundit kaotad, pluss võib veel tulla mängu selline faktor, et see vaimne teadmine, et keegi on sulle käru mänginud ja sa pead veel rohkem teed puhastama, kui sa arvad, ja sealt tuleb veel 0,1 juurde. Jah, nii on, et tegelikult ju ütleme 100 kilomeetri kohta on see päris arvestatav aeg juba. Ja meil ju ikkagi sõideti siin 200 või alla 300 kilomeetri veidi, et see on jah, selles mõttes kogu ralli peal ikkagi suur kaotus, mis tuleb puhastades, et ma arvan, et ta sai päris hästi oma tööga hakkama ja 4. koht siit võtta on väga okei, et need ajavahed ei olnud ka nii suured, nii et ta kindlasti on kiire terve aasta jooksul veel ka. Aga kui sa siin meie eelvaate podcastis ennustasid, et Elfini hoog jätkub, siis kas sa nüüd sööd oma sõnu või sa ikkagi arvad, et ta oli päris hea soos? Ma arvan, et ta on väga hea soos jätkuvalt. Et see kaotus ei olnud nii suur ja kui sa just ise ütlesid ka, et see on 0,1-0,2 sekundit kilomeetrile, siis kiire matemaatika näitab ju väga selgelt ära, et ta oli hoos. Et ja ta on kindlasti ka hoos terve ülejäänud hooaja jooksul. No nii, nagu me ennustasime, Kalle Rovampera siin päris poodiumi heitlusesse ei sekkunud, kuigi mingid variandid veel enne laupäeva õhus olid. 5. koht, tunnistas seal lõpus, et õppis teed puhastama, aga see oli selline, pool irooniaga võib-olla öeldud isegi, et mis me tema ralli kohta ütleme? Tugev ralli jälle, kindlasti. Tähtis oli ära lõpetada ja kogemust saada. Et kõik jälle see, mis tegema pidi, selle tegi ära. Ja tulemus okei, punktid okeid. Kui ma pigem ootasin võib-olla Greensmithilt paremat tulemust, siis või tähendab stabiilsemat tulemust, siis Rovampera küll tegi selle väga stabiilse sõidu. Just, Greensmith tegelikult sai ka natukene punkte juurde, ma ennem ütlesin, et rohkem WRC autosid punkte ei saanud, aga 9. koht ja kaotust 13 minutit, 56,5, ei saa päris kindlasti mees rahul olla, kuigi panid sa tähele, et ta mõne väga-väga suure vea oleks teinud. Üks see ebaõnnestumine, jah, tõesti tuleb meelde see, kus auto üles ütles. No ütleme, sinnamaani oli päris okei tegelikult. Kohe oleks võinud stabiilsemaid katseaegu sõita.
aga ega tegelikult midagi väga hullu ei olnud, aga peale seda läks jah tal, kui ta päris mitu minutit DRS seisis, et võttis hoo maha ja kuidagi, ilmselgelt arusaadav, et motivatsiooni väga pole enam. Aga jah, võib-olla veidi stabiilsemalt oleks oodanud, aga ei ole hullu selles mõttes, et ega palju kogemust tal ka veel enam. Ilmselgelt Raumpere täna on stabiilsem sõita veel. Teeks sellise mõtteharjutus, et mõtleks, kui meil kõiki need tehnilisi intsidente eelkõige poleks olnud, siis kes selle ralli oleks võitnud? Võtame selle Oti selle väljasõidu ka maha. Me nägime tegelikult, et Thierry võitis kõige rohkem katseid, 8, Otil 6 katsevõitu, Ogier 4, aga Mehhiko on selline koht, kus alati kõige kiirem ei võida, 1 katse Romperel ja 1 Sordol ka, aga kes tegelikult sel nädalavahetusel kõige kiirem oli? Eks selles mõttes lihtsa vastus on puhas matemaatika. Et tänases olukorras oleks see Ott olnud, kui ta 40-50 sekundit kaotas seal oma väikse väljasõiduga. Aga ega selles mõttes, et ma ei keeruline niimoodi oletada, eks sellest 3 keegi oleks olnud. Kindlasti oleks ka Ogier selles mõttes võib-olla sellist turvalisemat tempot võtnud, kui oleks konkurendid lähemal. Nii et sellist, ma ei tea, kui pakud ise, sest ma ei tea, kui keeruline sellist otsust või mõistlikku otsust teha niimoodi. Ma ise arvutasin ka neid Oti kaotussekundeid seal 45 läks 1 katse peale ja siis publiku katse 8-sekundiline kaotus ka. Lõppkokkuvõttes kaotas Ogier'le 27,8, aga tõesti me ei tea, mis oleks Ogier teinud, kui tal oleks mees-mehe heitlus Otiga olnud, et võib-olla ta päris selgelt ju hakkas kontrollima laupäeva hommikust saadik seda olukorda. Ja muidugi, seal oli vahe piisavalt suur, et tal oli vaja auto tuua lõpuni ja nendes oludes peab autot juba hoidma, et kui sinna vahe sees on, ei ole mõistlik enam seda väga lõhkuda seal. Aga laseme siia kõlli vahele ja siis anname traditsioonilised nädala tiitlid ka välja. Unibet TV-s saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet, seda ka mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. Üks väike võlg on ka lugejate ees vaja ära tasuda kuulajate ees. Et kuulutasime küll välja kuulaja mängu, et ennustage meile punktikatse esikolmikut ja võite võita nänni. 3 komplekti pusa ja nokatseid oli meil peaaegu juba valmis, aga kuna punktikatse jäi ära, siis peame tunnistama, et force majeure siit pooltki ja jäävad järgmiseks korraks need auhinnad ja vastan järgmine kord põnevust kuni lõpuni. Aga kuna oleme siin 2 eelmisel rallil välja andnud siin mõned nädala auhinnad, siis võtaks seekordki need 4 kategooriat ette. Nädala üllataja, ma arvan, me oleme ühel meelel, et see läheb Teemu Sunnineile. Jah, kindlasti. Pole kahtluski, et jah, nagu juba rääkisime, et ootasime hoogudalt kindlasti, aga pigem oli see ootus väga heal korral, lihtsalt kuidagi poodiumile tulek või poodiumi aegade väärseid katseid sõitmine, aga põhimõtteliselt kogu ralli vältel teist positsiooni hoida ja väga tugevalt sõita, et me ei oleks oodanud, nii et väga positiivne üllatus. Ma tegelikult imestan ikkagi, kus see Teemu hoog tuli, sest Mehhikos ta ei ole traditsiooniliselt üldse kiire olnud. Eelmisel aastal katkestas, aasta varem siin terendab vastu 12. koht, et mis see Mehhiko juures on, mis Teemule sobib või äkki on Ford mingi uuendusega välja tulnud, mida ma ei tea? Ma arvan, et tal on see kiirus kogu aeg olemas olnud, et eks erinevad asjaolud on veits pärssinud seda tulemust, lihtsalt et see ära lõpetada korraliku tulemusega, aga eks tal on kindlasti see toores kiirus olemas kogu aeg olnud ja lihtsalt võib-olla vahepeal kuidagi jäänud nii-öelda lootma seda, et tuleb lihtsamalt, aga sai aru, et ega väga ta ei tule ja veits sai kriitikat, siis võttis kokku ennast. Teemu tundub olevat selline emotsiooni põhjal sõitev mees, et kui alguses peale hakkab minema, siis läheb korralikult kohe lõpuni välja ja kui alguses tekivad mingid tõrked, mingi väike katkestamine, ega siis lõpus seda kiirust enam ei ole ka, mis on täielik vastand näiteks Neville'ile, kes
tuli superralli süsteemis ja lihtsalt paugutas ja paugutas. ja nii on ja, et seda olen päris palju näinud, et kui juba Monteski oli äkki, et esimesel päeval esimeste katsetega kohe oli väike probleem, siis motivatsioon on läinud ja enam nagu ei ole seda tunnet, et võiks katsevõitjate peale mängida seal võidelda, aga see nädalavahetusel läks jah, kohe algusest peale kohe alates shakedownist juba positiivselt, nii et ma loodame, et läheb ka edasi. Et Rootsi ka ju tegelikult algas shakedowni kohe väljasõiduga, et sealtki juba oli kohe shakedownist alates, et tunne juba kõik läinud veel. Et natukene päikest ka M-spordi ridadesse, kellel see hooaeg ei ole kuidagi üldse hästi sujunud. Juba Montes hakkasid pihta mingid lehejamad ja Rootsi oli üldse, nii nagu see Rootsi oli. Kindlasti ja ma arvan, praegu siin Mehhikos, et see üks auto maha põles, on ikkagi selles mõttes väga, väga suur kahju M-spordile. Et eratiimina tuleb see kahju vastu, et see üks auto maha põlenud, et midagi teha pole. Selline tiitel nagu nädala ebaõnne sõdur. No kui ei oleks seda ühte intsidenti seal 7. katse lõpus olnud, ma annaksin seal tegelikult isegi Neuvillile, kellel sõiduviga just, üks sõiduviga jah, oli, et seal 90-kraadine mahasõit natuke pikaks läks, aga tegelikult katkestas ta ju elektroonikaprobleemi tõttu reedel. Ja ma olen selles mõttes nõus, aga lõpuks pigem võib-olla läbi isegi rohkem mõru Mike Sordoga. Sordole? Sordole jah, selles mõttes, et kes tegelikult ei saanud siin väga sõita ja eriti imelik on see asi, et kui eelmist hooaega vaadata, siis kui palju ta neid rallid sõitis ja kui palju ta rallide tehniline probleem oli. Et kuidagi asi tundub imelik ja me kõik ju teadsime, et ta võib võidu peale sõita ja samamoodi eelmistel hooaegadel alati, kui see auto ära laguneb, siis teame, et ta võib seal võidu peale sõita. Et kuidagi see jätab eriti mõrum maigusooja. No tegelikult selle tiitlile väga tugev konkurent on ka Esa-Pekka, kes jäi üldse autost ilma. Jah, selles mõttes kindlasti kahjuks jah sellisel viisil, et ei olnud sõiduviga ega nii-öelda tehniline probleem, lihtsalt otseselt tehniline probleem, sest väljalase sai siis mingit vedelikku, mis süttis põlema ja palju vaja ei olnud seal enam, ja selles mõttes neid ebaõnnestujaid oli päris mitmed. Siis on meil selline tiitel, mis me oleme siin 2 korda küll välja andnud, aga ma ei suutnud välja mõelda, kellele seekord võiks minna. Äkki sina suudad? Nädala äparduja, kellel kõige rohkem sõiduvigu juhtus? Keeruline vastata. Ma ei julgeks kedagi konkreetselt veel tuua. Kui palju me nägime neid vigasid, kindlasti oli Otil päris palju vigasid. Kindlasti oli Suninenil palju vigasid. Selliseid väikseid. Ma esimese mõttena oleks olnud Ott, aga ma ei julge seda öelda siin. No, ikka poodiumi meestele, kuidas sa annad sellise tiitli, eks? Just täpselt, et nad sõidavad sellise tempoga, et seal lihtsalt juhtudes on aru saada. Et kui sa sõidad seal rahuliku hooga ja juhtub, et pigem annaks nendele meestele, aga nii palju seda näha ei olnud ja ega kõiki neid vigasid ei ole ka laivist näinud. Aga võib-olla selle tiitli kupatame selle sinna WRC2 autode juurde, kellel juhtus seal viimasel päeval ühel katsel vast kõigilt midagi. Jah, just. Jah, jätame selle sinna. Nädala areneja, kes kõige tõusvamas joones sinu arvates sõitis? Väga positiivselt üllatas Roompere, nagu mitu rallit järjest juba. Et ootasin, et arvasin vähemalt, et tal läheb keerulisemalt see nädalavahetus. Aga sai kohe päris hästi hooles ja kogu aeg selles mõttes arenes okei, võtame pühapäeval oli juba selles mõttes veidi raske talle. Ma sain aru ka, et oli autoprobleeme. Aga kindlasti üks selles mõttes areneja ei saa midagi öelda, Roompere. Nädala puhtaim sõitja anname vist Ogiele. Ei meenu küll, et midagi oleks olnud. Kindlasti, siin pole muud, et see on kindlasti temale, et
täiesti puhas sõit ja ilma vigadeta ja auto on korras terve, nii et kindlasti Ogierile. No vaatame punktitabelile ka otsa, Ogier sai siit 25 punkti juurde ja 62 on kokku temal, Elfin Evansil 54, Thierry Neuvillil 42, Kalle Romperal 40 ja Otti leiame 5. kohalt 38 punkti. Ikkagi tuntav vahe veel Ogier'l, et siin peab Ogier'l ka ikka midagi juhtuma, et Ott ta kätte saaks. Nojah, selles mõttes, et kui ütleme, oleksime tavalises situatsioonis, siis teame, et meil on veel circa 10 rallit minna, aga täna me ei tea ka palju neid rallisid toimub, nii et iga punkt on päris suure väärtusega. Ja selles mõttes ütleme, vahe on sees, ega midagi teha ei ole, et Monte 0 oli selles mõttes päris valus, aga jah, hooaeg on veel, loodame, et on ees, nii et kõigil võib juhtuda ja kõiki ei saa veel midagi maha kanda. Tõe huvides siis lõpetame 10 ära, 6. Suninen 26 punkti, 7. Lappi 24, 8. Lööb 8, Katsuta samuti 8 ja 10. siis Priin. Aga kui nüüd kalendrile otsa vaadata, siis tõesti midagi roosilist ei ole ja terendab meestele selline pikem puhkus. No me teame, et Argentiina ralli, mis pidi aprillis toimuma, jääb ära. Siin mõned päevad tagasi oleks ennustanud, et Portugali ralli maikuus vast toimub, sest Portugalis ei ole mingit erilist kriisi ja isegi MotoGP kaalub seal paar etappi võib-olla Portugali pinnale viia, aga hetkel ei julge kuskil öelda, et see ralli võiks toimuda veel maikuus. Pigem ei julge. Ma arvan, et äkki võiks Soomest edasi minna, et see oleks selles mõttes vast oleks piisavalt pikk paus juba sees, et kõik oleks stabiilne loodetavasti. Aga äsja maikuusse küll ei julgeks midagi panustada veel. Ja rallid on ka ju Portugal, Sardiinia, mis on sellised... Sardiinia jääb kindlasti ära, selle võib arvestada. Just, et eriti sellises kahtlases kohas, nii et ei oskagi ennustada. Äkki loodame, et Soomes läheb edasi. No ma ise väga tahaks, et toimuks juulikuus Keenia safari ralli, sest Aafrikas on veel natukene vist piirid lahti, iseasi, kuidas nad sinna läbi Euroopa riikide reisida saavad. Ja safari ka, et on väga kaua oodatud, et see ralli tuleks kalendrisse tagasi. Ja kindlasti safari oleks põnev ja loodame, et see toimub... Eks ole näha, jah. Ma ei ole ka statistikaga kursis, kuidas see on või kuidas üldse see asi praegu joone alla on saanud, et loodame, et asi stabiliseerub ja ikkagi näeme lähiajal, et läheb sari edasi. Kahju oleks pool rallidest jääd sõitmata, aga kindlasti pikem puhkus praegu tuleb. Aga mis sa ennustad, tuleb kogu meeskonnale puhkus või mingid testimised ikka kuskil toimuvad? Eks koduteedel saab ikka testida nagu Toyota Soomes ja M-Sport Wheelsis ja igane Hyundai nii-öelda oma lähimad testiteed on, et kindlasti seda saab teha, aga jah, välismaa testidega vastan praegu rahulikum, ma arvan. Aga selge, selline see Mehhiko ralli nädalavahetus oli, hea, et ta oli, kindlasti oli see natukene põnevam ja pikem ja sündmuste rohkem, kui oli Rootsi ralli ja autentsemad olud oma rallile kohaselt kui Monte Carlos. Need on siin positiivsed asjad, mis me kaasa saame võtta, aga tõesti see olukord maailmas on hetkel segane ja ei oska öelda, millal me järgmise podcasti või millal järgmise ralliga eetris oleme. Aitäh sulle, Roland, ja järgmise korrani. Aitäh sulle ka. Aitäh kuulamast ja kõik head. Vaheta käike vastutustundlikult. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.